Raikküla mõis on väga hästi säilunud mõis. See võib tunduda kummaline, kui me siin peahoones praegu oleme ja vaatame seda, et milline see peamaja välja näeb. Peamaja ongi võib-olla 15 hoonest kõige halvemini säilunud. Mõis kui selline tervikuna on väga hästi säilunud. Arhitektuuriliselt loetakse ikkagi Raikküla mõisa kõrgklassitsismi tippteoseks Eestis. Peahoone, milline ta ainult rohkem kui 200 aastat tagasi välja nägi, baroksel kujul, seda me ei tea. Aga 200 aastat tagasi me teame seda, et ta sai sellise klassitsistliku välimuse endale. Selleks tegi ta Georg von Stahl. Mõis on kõige suurem oma ajaloo poolest, et Raikküla mõisaga seostuvad ajaloos sellised nimed nagu keiser Paul I, siis ta oli küll suurvürst Paul I, kui ta oli Raikküla omanik. Otto von Bismarck, kes külastas oma head sõppar Aleksandrit korduvalt Raikkülas. Johann Sebastian Bach, kes kaiserlingide vaarisale siis pühendas oma heliteoseid. Charles Darwin, kes oma liikide tekketeoorias ja viitab meie mõisa omanikule kaiserlingile kui oma ühe nii-öelda ideoloogile. Praegult on niimoodi, et sellel aastal oleme siin selle kastellihoonega tegelenud. Põhifookus on siin, et saame seda ruumi välja rentida erinevate ürituste jaoks, olgu need siis pulmad või suguvõsa kokkutulekud või sünnipäevad ja kindlasti me teeme ka siin ise oma üritusi. See aasta hästi palju koolitusi oleme teinud, teeme veel, mille me küll nagu oma pere kontosse võime kirjutada, on see, et tänu meile see Raikküla mõisa esimese ringi hoonestus säilib. Tegelikult on see üks väga uhke asi, et meil Eestimaa peal on selline koht, kus need seosed viivad Euroopa absoluutsesse kultuuri tippudesse ja suurte riigijuhtideni. Et selline see Raikküla on, et tulge siis meile külla Raikkülla.